Tervist, räägime täna siis pühadest, munadepühad on tulemas ja üleüldse pühadest, et kuidas siis kellelgi numeroloogia, silma või prisma läbi on siis kõige parem taastuda või mida teha üldse pühade aeg. No tegelikult ma pigem süvenen sellesse, et mida pühade aeg teha. Ja selleks, et seda kõike nüüd arutada, aru saada, teen ma sellise hästi lihtsa ülevaate ja võib muidugi kommenteerida, kas see peab paika, kas oled sina ja nii edasi, et selline, ma olen väga tänulik siis, kui te kaasa elate sellele, nii, mida siis selleks teha? Eks kui sa oled sündinud näiteks 25. päeval, siis 2 + 5 võrdub 7. Kui sa oled sündinud seal 22. päeval, siis 2 + 2 on 4 ja nii edasi. Kui sa oled sündinud, siis ütleme siis näiteks 29, sealt tuleb 11, siis 1 + 1 on 2. Et võt sellise skeemi põhjal teeme me sellist asja. Ja siis, kui sa said kokku siis ühe. See tähendab seda, et sa oled liider. Sul on hästi palju energiat. Ja sa peaksid tegelikult pühad endale võtma selleks sellise aja, et sa liigud palju, oled aktiivne ja pikad puhkused sobivad ideaalselt aktiivseks tegevuseks, ehk siis sõidud, uued väljakutsed, sportseiklused ja tööga mingite uute projektide kallal, sellepärast et number 1, no kes need on, number 1 on siis need, kes on sündinud 1., 10. ja 28. jah. Et siis teil on hästi palju energiat ja te võiksite rohkem mõelda seda, et mida teie tahate ja võtta vastu sellised väljakutsed, mis teil tuleb, et ütelda siis kõigele ja, sellepärast et 1 on energia. Ma räägin siis kõike nüüd nagu positiivselt, et pühad on selline positiivne aeg. Nii, kui sa said number 2, ehk siis sa oled 2. sündinud, 20., 11. ja 29. Et siis sina hindad harmooniat ja vaikust. Parim aeg energia taastamise viis on eraldatus ja vaikus. Sulle tegelikult väga meeldib perega aega veeta, aga võtta aega siis ka iseenda jaoks, ehk siis siin on väga oluline hinnata iseennast. Et näiteks looduses jalutamine või eraldatud teistest inimestest kohas, kus sa saad lõõgastuda, mediteerida ja laadida ennast energiaga, positiivse energiaga. Ja kui sa said 3, siis 3 on üldse tegelikult selline kärts, mürts, seltskond, kõik selline tüüp. Et ma kujutan ette, et sa oled nagu väga õnnelik, kui sul tuleb perekond kokku. Ja sulle meeldib pidutseda, sa oled peohing, sind on igal pool. Kuid sa võiksid tegeleda sellel pikal pühal ja kui on nüüd pühade aeg, siis näiteks kas joonistada või tegeleda muusikaga, tantsida, mingit sellist loomingulisust ja sellist mõnusat asja. Ja pühad või siis ka pühade aeg või kui te pidutsete või teete mingit sellist väga glamuurset värki, siis on ideaalne ka ära kasutada just oma harrastuste jaoks, et kas teha midagi koos seltskondlikud mängud või midagi sellelaadset. Sest kui sa oled number 3, sa tahad olla väga tähelepanu keskpunktis, see on nagu viidatud sinna ja siis kasuta seda võimalust ära, et näidata ennast. Võt nii. Kui sa said number 4, ehk siis kui sa oled sündinud 4., 22., mis veel teeb 4? No pange kommentaaridesse. Sa hindad stabiilsust ja korda ja pühad on väga hea aeg luua kord oma elus. Ja teisalt ka see, et parim aeg veeta seda koos oma perekonnaga ja tegeleda selliste rutiinsete asjadega ja see, mis tekitab sulle kindlust ja rahu. Ma kujutan ette, et kui sa oled sündinud 4. päeval, siis näiteks kui on sellised väga head ilmad nagu praegu, ma arvan, et seal õues on, kui ma vaatan sinna poole, siis ma arvan, seal on juba praegu mingi äkki 18 kraadi, siis sina number 4, number 4 on 13. päeval ka sündinud ja 31. Meelde tuli. Siis sina võtad arvatavasti kuskilt keldritest välja jalgrattad, õlitad neid, et need töökorda ja kõik muud asjad. Nii, aga kui sa oled sündinud 5., sina armastad seiklust ja uusi kogemusi. Et parim pühade veetmise aeg on selline, kui sa saad seigelda, avastada uusi kohti ja sa laed ennast kõige paremini seal alla, kui sa just näed midagi uut, koed midagi uut ja saad uusi ideesid ja uusi vaatenurkasid, sellepärast sa oled selline, kuidas ma ütlen,
tulinägi võttis hästi palju energiat, hästi palju, teeme seda. Räägin siis ainult positiivsetest asjadest, peaaegu oli juba huule peal, et ütlen kohe teile välja ka midagi muud, aga ei ütle. Nii, siis number 6, kõik, kes on siis sündinud 6. päeval, 15. päeval. Nii, kus me veel 6 saame kokku? No 33 ei ole ju olemas, on ju. Okei, see oli nali. Pange jälle kommentaaridesse, kui ma midagi jätan vahele või midagi eksin või ütle midagi valesti, et seda on jälle huvitav kuulata, et ennast tähele väga hästi võib-olla ei pane siin. Nii, teie olete siin hästi harmas olevus, kes väga austab seda, kui perekond tuleb kokku, te hoolitsete nendest ja tahate, et kõik oleks nii korras, kõik oleks nii tipp-topp. Ja teie jaoks on just väga oluline see moment, kui te saate lihtsalt niimoodi maha istuda ja nautida teineteise seltskonda. Ja sa saad just energiat sellest, kui ütleme, on see, kuidas ma ütlen, see perehulina nagu räägitakse ja räägitakse erinevatest teemadest, kes mida on kogenud ja selline täisharmooniat, täisarmastust. Ma ei kujuta isegi ette, mida te kõike võite kõik koos ära teha, aga see on, sul on nagu see armastus, üksteise hoolimine ja koos midagi sellist, midagi harmoonilist teha on sulle number 6 väga oluline. Ja muidugi number 6 on siis, ta tahab ka väga palju ise tähelepanu saada. Et lubasin, et ma ütlen midagi, aga siis selles ikka tahan ütelda, et number 6 on tihtipeale see huvitav omadus, et ta tahab olla ilusam kui need külalised näiteks, aga ära tee seda. Nii. Läheme siis number 7 juurde. Number 7 teie siis, kes te olete sündinud 7. päeval, 16. 25. Siis te hindate sellist sügavust. Ütleme, kui tulevad külalised pühade aeg, siis teile meeldib ja kui nad tulevad, aga te saate tihtipeale just jutuvestluse lainele inimestega, et saad aru, et nagu hakkad hästi sügavalt, hästi põhjalikult mingit teemat arutada. Et sul on kõige parem aeg, ütleme siis pühade aeg, keskenduda ka iseendale. Et ma tunnen väga palju 7, ma ise olen ka 7. Et siis mulle meeldib hästi rääkida mingitel teemadel ja ma räägin nüüd number 7. Ja siis mulle meeldib ka niimoodi, et okei, tšau, ma lähen ära. No, mõned ütlevad, et niimoodi lõpetasidki jutuvestluse. See on võib-olla pigem väga suur rumalus, aga selles suhtes, et ma hindan väga üksinda olemist ka. Et number 7 siis teile soovitatakse sellist asja, et nautida üksinda olemist, koos olemist ja mediteerida, looduses aega veeta ja nii edasi. Et tähtis, et saad ennast positiivsusega alla laadida ja üksinda olemisega. Nii, siis number 8. 8 siis, kes te olete 8, 17 ja 26. Nii, siis te olete selline suht tegutseja. Teile meeldib, kui on seltskonnas inimesi, kellega te saate mingisugust, kuidas ma ütlen, teil on vaja mingit projekte kogu aeg ellu viia. Teil on see masin on nagu rahamasin siin kogu aeg. Te mõtlete mingi strateegiaid välja, teil on mingi siht, mingi eesmärk, mingid planeerimised ja pidevalt on kogu aeg mingi süsteemi välja nuputamine ja oma äride, uute projektide nagu elluviimine ja selline, et teil aitab hästi see kaasa, kui te saate just seltskonnas pühade aeg konkreetseid mingisuguseid tugipunkte juba üles panna ja just eesmärke üles panna ja tegevust siis, kuidas vaikselt selle poole liikuda. Et ja muidugi number 8 on väga raske lõõgastuda, et ära tee üldse mitte midagi. Vaata telekat või ma ei tea, ära vaata telekat. Teleka vaatamine ka ei ole hea. No, mõtle midagi välja. Sellest, et 8-tel on selline, nad kogu aeg, nagu aju on kogu aeg töös. Et ma ei tea, kuidas toppa ära see lihtsalt mingi aeg. Nii, number 9. Ehk siis kõik, kes on sündinud 9., 18. ja kas äkki 27. Siis teil on, te olete sinna hästi vaimne inimene, te olete hästi hingeline inimene. Ja sinu energia tuleb just teiste inimeste kaudu. Et tihtipeale on see, et teised inimesed tahavad sulle rääkida, ootavad justkui sinu käest seda tuge. Ja see tähendab seda, et aita neil aru saada iseendast, las nad räägivad sulle mingeid oma asju, aga see, kuidas sina saad seda nagu tuge, et
sa ei pea kogu aeg kõigil ennast nagu olema üks suur kõrv, ütleme siis niimoodi, et tegele heategevusega, puhasta oma kodu, leia selline zen tunne iseendas ja ära lase teistel ennast ära kasutada. Sa kipud nagu hästi kuulaja rolli minema ja siis see, et sul on nagu pärast kõik oma mõtted kõik segamini, sa ei saagi aru, kust kohast sa tulid ja kuhu sa minema pidid. Et selline värk. Ja, aga ilusaid pühasid teile ja mäletage siis kindlasti puhata aega iseenda jaoks ja mis siis ikka, kohtume järgmistes videotes. Tšau, tšau!